tere, kaunis kuulaja! Sa kuulad Chandaa kanaldust. Käib kärgatus ja mu nutmata pisarad saavad vabaks. Nad tormavad mu pisarakanalitest välja kui vesi, mis on saanud tammi tagant välja. Nad ei küsi minult, kas ma olen valmis või kas ma soovin uppumishirmus seda veerohkust kogeda. Ma alistun vabanemisele. Nutupursked pauguvad minust välja kui tähtpäevaks, jumaluste auks, kahuritest välja tulistatavad kuulid. Ma tunnen sajandite valu oma õlgadel ratsutamas. Ja minu küljest ennast lahti rebimas. Tunne on räigelt valus. See pole lihtsalt nutt, see pole pisarate nuuksumine. See on vapustus vapustuse järel, vabaks andmine. Mul on samaaegselt endast kahju ja samuti hea meel. Mul on kahju, et praegune kehastus ja eelmised pidid nõnda ränkrasket koormat kandma ja taluma. Ma tunnen ahastust, ma lämbun. Mäletamises, kuidas hetk tagasi surmahirm minust veel ühe huku läbi tõmbas. Sekundite vältel, mis tundusid pikad minutid. Vaatasin ma oma hinge kehast lahkumas ja seda nii räigelt räsitud keha põrandale lamama jäämas, veel jõudes mõelda, kuhu ma ta asetan enne, kui päriseks lahkun. Pöörasin ma kompassi enda sees ümber ja otsustasin jääda. Ma ületasin surmahirmu, ma ületasin võimatuse, ma ületasin iseennast. Võiksin ma ju tähistada ja rõõmu praegu tunda. Ma tunnengi selle uue sünnipäeva tähistusrõõmu, aga kahju tunne, mis igas keharakus sisse poeb, tirib ikka uuesti ja uuesti nuukseid üles. Mis põrutavad
Vappumistena minu keha verelevma löövad. Mul on nii kole kahju endast. Ühel hetkel endast kahju näen ma samal ajal kogu elu väärtust ja tunnen oma ihukarvadega kestmist tänu. Kas me saame kunagi ennast valmis? Kui ma kaalusin, kuhu oma keha jätta ja siis otsuse tegin, et ikka jään, jõudsin kogeda veelgi suuremat valu, et lähen enne, kui ma pole valmis. Valmis milleks? Et ma pole kirjutanud missioonilaekasse lubatu raamatuteks. Aitäh, kaunis kuulaja. Ole hoitud, ole kaitstud, ole armastatud. Sa oled mulle oluline.